No nii, let's rock and roll. Tere, olen Anu. Oleme taas ülikooli muuseumi hoidlas. Järgmisel korral räägin ma stetoskoobist. Praegu koroonaviiruse pandeemia ajal on päris palju juttu maskidest, mis aitavad meid kaitsta viiruse eest. Kui aga tervis läheb nii palju käest ära, et jõutakse operatsioonisaali, muutuvad oluliseks hoopis teistsugused maskid. Enne üldanesteesia kasutuselevõttu on ju operatsiooni puhul kõige olulisem kiirus. Põhjus selles, et patsient oli tegelikult kogu selle aja ärkvel. Kiirustades aga tekib vigu ja ajaloost on teada üks juhtum, kus operatsiooni tagajärjel oli suremus 300%. Suri nii patsient kui assistent, kellele kirurg kogemata kätte lõikas, mõlemad haavainfektsiooni ja ka ühele pealtvaatajale oli see natuke liiast. Üldanesteesia võeti kasutusele 1842. aastal, kui USA kirurg Crawford Long võttis selleks kasutusele dietüüleetri. See võimaldas tegelikkuses hakata kirurgiku valdkonnal arenema, kuna nüüd sai operatsioone teha palju pikemalt ja samuti pääseda ligi piirkondadele, kuhu varem ei pääsenud. Alguses nägi see välja niimoodi, et eeter oli sellises väikses nunnus klaaspudelis ja seda tilgutati riide peale või käsna peale ja siis see pandi patsiendile nina ette. Seejärel võeti kasutusele selline metallkonstruktsioon, siia vahele pandi eetriga ilmutatud riidelapp ja siis see pandi patsiendile nina ette. Esimese maailmasõja ajal oli kasutusel juba selline mask ja siin saab näiteks eetri kogust ka reguleerida. Ja see, kes patsiendile ette niimoodi. Tänapäeval on anestesioloogia eraldi teadusvaldkond ja anesteesiaapparatuur võib ära võtta koguni veerandi operatsioonisaalist. Aitäh ja kohtume järgmine nädal!